Tere hommikut, võetud investorid ja kuulajad. Minu nimi Valdo Kalm ja Angelika Annus on meie investorsuhete juht. Tutvustame siis aasta ja viimase kvartali tulemusi. Aasta kohta võime öelda, et tulemustega oleme üldjoontes rahul. Kohe räägime ka numbritest, aga nagu ikka, kõigepealt sündmused, mis siis toimusid neljandas kvartalis. Neljas kvartal oli päris teguderohke ja siin ma tahaks siis neid nüüd tutvustada. Üks hetk, kohe me saame slaidid liikuma. Ja esimesena, nagu ikka, meie põhiäri mahud. Neljandas kvartalis kaubavood kasvasid 6%. Suurim kasv tuli vedellastist ja teiseks kasvas Ro-Ro. Kirjeldame seda natukene hiljem ka. Reisijate äris oli meie kasv 1%. Seda toetas siis Helsingi liin, aga päris tugevalt ka kruiis, kusjuures kruiisireisijate kasv oli lausa 100%. Nii, proovime slaidi saada jooksma. Just, reisiparvalaevade segmendis oli samuti nii reisijate kui sõitjate arvu kasv. Ja tagasi korra kruiisi juurde nimetaks ära, et oli läbi aegade kõige edukam neljas kvartal. Ehk siis tegelikult talvekruiisitel külastas meid 10 laeva ja sealt ka siis see suur reisijate arvu kasv. Ütleksin, mitte ainult neljanda kvartali, vaid kogu aasta sündmuseks oli Paldiski Lõunasadama multifunktsionaalse kai valmimine. Tehniliselt sai ta siis valmis aasta lõpuga ja praegu on hea välja öelda seda, et on meil kasutusluba ja kohe läheb ta ka kasutusse. Ehk meil on siis seal plaanis vastu võtta esimesed suuremad laevad maatuuleparkide komponentidega. Väga oluline otsus neljandas kvartalis oli EL-i toetus meie kalda elektriühenduse rajamiseks ja seal me saime siis toetusotsuse 30%. Tegemist on suure investeeringuga, ligi 40 miljonit ja sealt siis 10 miljoni suurune toetus on märkimisväärne. Projekteerimine käib ja on planeeritud siis lähiaastatele selle ehitus. Oluline on ka, et saime Konkurentsiametilt kinnituse elektrienergia võrgutasude hinnakirja muutuseks. Me ei olnud seda mitu aastat teinud ja see otsus on olemas. Neljandas kvartalis saime ka tagasi pika vaidluse tagajärjel pankrotipesast oma 50 hektarit lisekinnistu Muuga sadamas. See on siis endine söekai maad. Kaid on olnud kasutuses kogu aeg, aga nüüd on ka need tagalamaad meil uuesti tagasi, nii et me plaanime sellist rahvusvahelist tendrit nende maa kasutusele võtuks. Allkirjastasime ka kavatsuste protokolli Kasahhi viljatransiidile. Eeldused kõik on selleks väga head. Ma mõtlen just tehnilised eeldused. Nüüd kõik oleneb, kuidas siis õnnestub esimesed rongid liikuma panna. Allkirjastasime novembris ka Stockholmi sadamaga Rootsi-Eesti rohekoostööleppe. See puudutab 5 sellist alamprojekti. Seal on siis sadama vajadusteks vajalikud tegevused, aga see kindlasti puudutab ka
reisijate veo aktiveerimist, nii et küllaltki mahukas koostöö, mida me siis juhtrühma kaudu asume sel aastal juhtima. Jäämurd ja Botnica niinimetatud suvetööd hilinesid, kuid päädisid väga suure väljakutsega, kuid meie jaoks väga kasumliku tööga Kanada arktilistes vetes, just nimelt päästetööna ja õnnestusid väga hästi. Pikendasime TS Shippingu juhatuses toimus muudatus ja uus kommertsjuht, juhatuse liige on Margus Raad. TS Laevades pikendasime ühe juhatuse liikme Katrin Aroni lepingut, tema siis vastutab teeninduse eest TS Laevades. Ja Green Marine pälvis aasta ringmajanduse edendaja tiitli. Need on siis kvartali sündmused ja lähme siis juba konkreetsete segmenditrendide juurde. Nagu sai nimetatud, reisijate arv reisisadamates kasvas ligi %, aga väga suure panuse andsid siis kruiisireisijad, kuna laevakülastusi oli 10, need olid väga suured laevad, nii et meile väga kasvalikud külastused ja loodame üldse, et see jätkub, ehk on selgelt näha, et kruiisisesoon on pikenemas, seda mitte ainult meil, vaid Läänemerel ja ka teistes konkureerivates basseinides Vahemerel. Inimesed soovivad kruiisida ja loodame ja õieti teamegi ju ka järgmise aasta broneeringuid, mis on siis praegu ka üle meie ootuste isegi, nii et loodame, et see trend jätkub. Kaubasadamates mahud kasvasid, laevakülastuste arv küll vähenes, aga nagu sai nimetatud, väga suure kasvu tegi vedellast ja ro-ro ja siis olid ka puistlastilaevad Muugal, nii et tegemist oli suuremate laevadega GT ehk tonnaaži mõttes ehk kokku tegelikult müügitulu suurenes siis 2,4%. Reisiparvlaevad tegid taaskord stabiilse kvartali ehk kasvuga nii sõidukites kui reisijates ja kõige olulisem on siis müügitulu kasv, oli ka lisareise. Ja Botnica müügitulu oli väiksem kui eelmise aasta 4. kvartalis, sest prahipäevade arv oli natukene väiksem. Nagu sai mainitud, siis reisijate arvust kas tuli nii Helsingi liinilt kui kruiisist. Kui vaadata nüüd aastaid võrdluses, siis oleme suutnud iga aastaga reisijate arvu vähehaaval taastada. Jõudsime siis praegu 8,3 miljonini ehk siis aasta lõikes protsendine kasv. Tähtis, et see taastumine toimub. Nagu ma juba mainisin, siis loodame sel aastal head kruiisilaevade ja reisijate külastust. Nii et loodame väga, et just see ülemine number reisilaeva külastused ka sel aastal näitavad stabiilset või väikest kasvu. Kaubamahus 4. kvartal sai märgitud juba, et suurim kasv tuli siis vedellastist ja ro-rost. Aastate lõikes, samuti aasta lõikes siis 5% kasv ja laevakülastusi natukene vähem, aga laevad üha suuremad, nii et kokku sadamatasusid õnnestus kasvatada nii 4. kvartalis kui ka aasta lõikes, mis on siis üks meie kõige olulisemaid tulunäitajaid. Ja sadamatasud lausa kasvasid 10% 4. kvartalis, aasta lõikes 6%. Parvlaevandus stabiilne, 4. kvartali mahtudest rääkisime,
aasta lõikes taaskord rekordaasta ehk siis reisijate arv on rekordiline ja sõidukeid on rohkem. Õnnestus ka teha mitmeid lisareise eraldi tellimisena, mida tegi siis Regula, nii et kokkuvõttes selles segmendis saime käibe kasvu. Botnica kvartal suht stabiilne, aasta jäi nõrgaks. Meie suvetöö hilines oluliselt, siit ka siis prahipäevade arvu vähenemine ja loomulikult sellel on oma mõju ka meie käibesse ja EBITDAsse. Tulevik. Nagu ikka anname väiksed projektsioonid, mitte nii palju täpseid prognoose, aga just nimelt projektsioonid ehk me indikeerime, et me reisijate äri soovime taastada ja ikkagi silme ees meil on maagiline 10 miljonit, mis oli meil enne COVID-i aegne number. Tõsised läbirääkimised käivad ikkagi uute laevaliinide osas. Eelmine aasta õnnestus üks uus laevaliin, konteinerliin One käivitada Muugal. Loodame, et ka 2025. aastal õnnestub mõni uus laevaliin kas Muugale või Paldiskisse lisada, mis meie puhul on tähtis, et eriti nüüd Paldiskis uue kai valmimisega tekib meil oluliselt suuremat paindlikkust juurde. Muidu on see seal päris tihe Ro-Ro liinide sadam. Muugal omakorda on meil konteiner ja Ro-Ro liiniks mahtu ja üks täitsa vaba kai veel koos rambiga. Nii et mis on tähtis meil sadamas ressurssi on. Ja läbirääkimised käivad ja eks me siis sellest teavitame nagu ikka läbi börsiteadete, sest tavaliselt uue laevaliini mõju on otsene EBITDAsse, ei nõua tavaliselt mingisuguseid investeeringuid meilt. Nii et on meile väga oluline. Ehk siis üleüldse oleme keskendunud meretranspordi arendamisele ja siit ka siis niinimetatud koridoride arendus. Oleme meeldetuletuseks ju alla kirjutanud Helsingi sadama laevaliinide ja kahe linna vahel Soome rohekoridori lepingu. Nüüd novembris kirjutasime Stockholmiga ja praegu käivad väga tõsised läbirääkimised Lübecki ja Hamburgi koridoridega. Vabandust, Paldiski Lõunasadama uue kai kasutuselevõtt on väga aktuaalne. Nagu ma juba mainisin, on meil seal esimene leping peal. Toimib? Aitäh. Ja antud juhul siis teenindame koostöös Stividoriga Läti maatuulepargi rajamist. Ootame veebruari lõpp, nüüd märtsi algus, päris mitut suurt laeva ja paar laevakülastust ongi sellised, mida me ei oleks suutnud ilma selle 6. kaita üldse vastu võttagi Paldiskis. Nii et töösse läheb Paldiski kai koheselt, samas käivad ka Paldiski 6A pikaajalisema partneri läbirääkimised, mis on ka keskendunud siis maismaa ja meretuuleparkide teenindamisele, komponentide komplekteerimisele või lausa ehitusele.
Kinnisvara äri ettevalmistus on jõudnud nüüd väga otsustavaste faasi, kui 2 Vanasadama ala detailplaneeringut nüüd volikogus vastu võetakse, Tallinna linnavolikogus, siis me tegelikult viivitamatult kuulutaksime välja ka arenduskonkursi ühele alale. Ja sellest me siis saame täpsemalt rääkida, kui need 2 planeeringut on vastu võetud. Efektiivsuse tõstmine on kogu aeg teemaks, seal taga on protsessi juhtimine, ettevõtte jätkuv ettevõtte protsessi digitaliseerimine, IT osatähtsus selles osas. Ja viimasena ma tahaksin rõhutada, kuna aasta tulemused tulid head, siis vaadates neid tulemusi, vaadates väljavaadet 26. on meil kõik eeldused oma dividendipoliitikat jätkata ja seda ka ületada. Ja täpse ettepaneku me teeme nüüd kohe lähiajal märtsi nõukokku ja sealt ta läheb siis edasi üldkoosolekule. Nii et selgelt seisame oma dividendipoliitika taga, olla siis stabiilne dividendimaksja. Aitäh teile. Annan siit siis sõna Annikale. Tere minu poolt. Alustame siis 4. kvartali tulemustega. Müügitulu on meil suurenenud ligi 360 000 eurot ja seda kõikides segmentides, välja arvatud segment muu. Korrigeeritud EBITDA on paraku langenud ligi 1 miljon ja kõikides segmentides on kulud suurenenud ning peamiselt on see seotud kas hooldus- või remonditöödega, mis on akumuleerunud 4. kvartalisse. Korrigeeritud marginaal on samuti vähenenud 4,1% võrra ja ärikasum on vähenenud umbes sama palju ehk siis 1,2 miljonit eurot. Perioodi kasum on vähenenud vähem, 700 000 ja positiivset mõju on andnud intressikulude vähenemine. Aasta kokku on müügikäive langenud 900 000. Oleme jäänud küll umbes samale tasemele, aga hea uudis on see, et kõik tulemused on ikkagi oluliselt paremad ja positiivsemad aastal 2025. Ehk siis korrigeeritud EBITDA on meil kasvanud üle 3 miljoni ja peamiselt kasvas reisi- ja kaubasadamate segmentides ning kasvasid reisi- ja kaubatasud ja renditulud kõikides segmentides. Korrigeeritud EBITDA marginaal on kasvanud 3,2% ja ärikasum on meil kasvanud 3,6 miljonit eurot, siis 12%. Negatiivset mõju tulemustel on avaldanud tulumaksu suurenemine, ehk siis soodusmääraga tulumaksu enam ei saa rakendada ja see kasvatas meie tulumaksukulu ligi 2,3 miljonit eurot. Ja perioodi kasum on meil tõusnud 3,3 miljonit eurot, mis on väga hea tulemus. Et arvestades, et müügitulu on vähenenud või jäänud samale tasemele kui eelmisel aastal, on meie tulemuslikkus ikkagi oluliselt suurenenud. Siin ei saa märkimata jätta ka ühekordseid mõjureid, nagu aasta alguses me saime kindlustushüvitist Botnikaga seotud remondiga ja lisaks on seda mõjutanud ka ühekordne tulu maade müügist Muuga sadamas, mida siis kasutatakse Rail Baltica terminali rajamiseks. Investeeringud on 4. kvartalis on oluliselt suurenenud, need on seotud Paldiski Lõunasadama multifunktsionaalse kai ehituse lõpetustöödega, aga aasta lõikes on meil kokku investeeringud vähenenud ligi 5,6 miljonit. Ja lisaks
Paldiski kaile oleme investeerinud ka erinevatesse kai kindlustustesse Muuga sadamas ja lisaks ka hoonete automaatikasse ja IT-sse. Segmentide lõikes 4. kvartalis me näeme, et on tõusnud müügitulu kõikides segmentides, välja arvatud segment muud. Muud segment on meil siis seotud Botnicaga, et kuna meil 2025. aastal on nii-öelda lisatööde periood lühenenud, siis on lühenenud ka tulud ja mõju on avaldanud ka 4. kvartalisse. Paraku nagu näha, on EBITDA langenud nii reisisadamates kui kaubasadamates. Siin on siis just need remonditööd on põhjuseks, millest ma eelnevalt rääkisin. Reisiparvlaevade segmendis on jäänud EBITDA samale tasemele nagu eelneval aastal. Muud segmendis on samuti langenud EBITDA, et see on ka seotud nagu langenud tuludest. 12 kuu lõikes on meil müügitulud kasvanud kõigis 3 segmendis, reisisadamad, kaubasadamad ja reisiparvlaevad ja siis Botnica mõju on päris suur olnud, ehk siis ligi 4 miljonit vähem käivet. Reisisadamad ja kaubasadamad on väga hästi efektiivselt toiminud, et reisisadamaid on mõjutanud oluliselt kruiisilaevade arvu suurenemine, kruiisikülastajate, kruiisireisijate arvu suurenemine. Ja kaubasadamates, kuigi on laevade arv on kahanenud, on laevad suuremad ja selle tõttu siis ka laevatasud on mõjutanud positiivselt tulemusi. Reisiparvlaevades on kulud natuke suurenenud, seal on mõju ka ühekordsetes konsultatsioonides, mis on võetud laevade efektiivsuse hindamiseks. Ja muud segmendis on EBITDA jäänud sarnasele tasemele, siin ongi see positiivne mõju sellest kindlustusmaksest, mis aasta alguses Botnica remonditööde eest saadi. Rahavood äritegevusest 2025. aastal olid suuremad ligi 5 miljonit. Siin on 2 peamist mõju, on laekunud rohkem raha ostjatelt ja lisaks on vähenenud maksed hankijatele. Negatiivselt on mõjutanud meid tulumaksu suurenemine 2,3 miljoni võrra, aga lõpus on ikkagi positiivne tulemus. Rahavood investeerimisest. Siin on hästi oluline mõju 22 miljonil eurol, mis 24. aasta lõpus panime deposiiti pikemaks ajaks. Ehk siis siin on näha nagu seda negatiivset mõju, suurt suurenemist. Ja see raha laekus siis 2025. aasta alguses, nii et selle tõttu nagu ka hästi suur variatsioon. Vaba rahavoog on suurenenud siis 47,6 miljoni võrra ja rahavood finantseerimisest on olnud seekord suuremad kui eelmisel aastal. Siin on oluline mõju sellele, et eelmisel aastal me võtsime lisalaenu, sellel aastal me laenu võtnud ei ole, oleme tagastanud laenusid ja lisaks maksime välja ka dividende üle 19 miljoni aasta alguses. Rahavood kokku olid siis 14,8 miljonit ja netovõlg perioodi lõpus 142 miljonit. Bilansimaht on natukene kahanenud. Raha on vähenenud 7 miljoni võrra ja muu käibevara on vähenenud 8 miljoni võrra. Muu käibevara osas oli ka müügihootel põhivara, mis siis olid need Muuga maad, mis aasta 2025 müüdi. Ja põhivarade muutus on olnud ka 8 miljonit ja see on siis nüüd see vahe, mis on investeeringute ja amortisatsiooni vahe aasta jooksul.
Võlakohustused on meil kahanenud ligi 11 miljonit. Muud kohustused on jäänud samale tasemele ja omakapital on meil kasvanud 3 miljoni võrra, mis siis ongi 22 miljonit kasumit aastal 2025 miinus välja makstud 19 miljonit dividende aasta jooksul. Ja edasi saate nagu tavaliselt ise tutvuda meie tulude jaotusega reisisadamate, kaubasadamate, reisipalvlaevade ja muud segmendi vahel ning tutvuda ka lähemalt EBITDA jaotusega kvartalite lõikes. Minult kõik, aitäh! Ootame teie küsimusi, vastuseid ja mõne minuti pärast siis saame jätkata. Aitäh! Oleme tagasi ja valmis vastama küsimustele. Alustan siit esimese küsimusega. Millise tempoga rakendub tööle Paldiski Lõunasadama uus kai? Ma tegelikult sellele presentatsioonis vastasin, aga kordan veel kord üle, et ta tegelikult rakendub nüüd koheselt. Ehk kuna meil kasutusluba on käes, siis me tegelikult ootame veebruari lõpp, märtsi algus juba esimest tuuleparkide komponentide laeva. See on siis laev, mis veab suuri mastiosi, labasid ja need lähevad siis Põhja-Läti maatuulepargi ehituseks. Nii et töösse läheb kohe. Ma arvan, et meil on ka võimalus sinna Rooro laevu nüüd võtma hakata. Loomulikult teenindame sealt ka militaarlaevu. Oleme Paldiski kaudu seda kogu aeg teinud. Aga nüüd on seal eriliselt võimas ramp, mis võimaldab tõesti kõiksugu militaartehnikat, kõige raskemat Eestisse tarnida. Nii et loodame käibed saada põhimõtteliselt esimeses kvartalis juba peale antud kaile. Teine küsimus. Botnica prahipäevade arv on langenud 3 aastat järjest. Milline on tuleviku väljavaade? Vastab tõele, eelmine aasta kahjuks oli meil puhttehniline rike ja tööd jäid meil pooleli. Vabandust, üle-eelmisel aastal 24 ja eelmisel aastal siis saime tööle üsna lõpus. Oleme kõvas müügitöös selleks aastaks. Meil on müügitorus, kui nii võib öelda, 8 erinevat projekti.
oleme muutnud ka oma müügistrateegiat ja sai ka mainitud, et on uus inimene pardal ehk päris suure kogemusega merenduses ja ka offshore äris Margus Raad. Nii et me oleme mitmeid samme astunud ja iga hinna eest soovime startida suvetöödele see aasta varem. See on selge plaan. Eks siin on muutujaid palju ja nagu te näete, kogu taastuvenergeetika poliitika on suures muutuses. Ühest küljest negatiivsemad uudised USA-st, samas taaskord positiivsemaid uudiseid Euroopast. See on ju väga kinni ka kogu taastuv- ja roheenergeetika strateegias, kuhu kindlasti me oleme tööd planeerinud. Samas on näha, et on võimalusi tekkinud uuesti segmendis gas ja oil ehk nii-öelda vanas offshore äris, pluss kõiksugud erioperatsioonid, milleks Botnica on väga võimekas laev. Kolmandale küsimusele, Angelika, järsku sa vastad? Küsimus on, et Tallinna Sadam lunastab käesoleval ajal ja järgmisel aastal suures mahus võlakirju, millega need asendatakse. Me tegelikult kaalume nende võlakirjade pikendamist või siis refinantseerimist soodsamatel tingimustel, et meil on pankadega on eelkõnelused on nagu peetud ja pangad on väga huvitatud meile raha andmast. Et selles mõttes nagu probleemi ei teki ja me rahaliselt jänni ei jää. Nii, neljas küsimus. Kas Kasahstani viljatransiidi kavatsus võiks saada ka päris transiidiks? Ja kogu see koridor on ehitatud ikkagi natuke pikematel põhimõtetel üles ja eelleping sõlmiti siis 4. kvartalis Kasahhi riikliku teravilja kokkuostufirmaga. Nii et tegemist on, ma rõhutan, riikliku ettevõttega. Siin on taga ka kahe riigi tollide koostöö ja kuu aega tagasi külastas Kasahhi delegatsioon väga kõrgel tasemel, aseminister, ka selle riikliku teraviljafirma juht, meie Muuga sadamat. Me oleme kõik eeltööd teinud selleks, et see ei oleks nagu ühekordne, vaid pikaajalisem koostöö. Mahud on päris suured, nagu oli ka siin meie meediast jooksid läbi, me räägime miljonitest tonnidest. Kasahhis oli eelmine aasta väga tugev viljaaasta ja neil on tõeline soov leida alternatiivseid koridore sadamaid, kus suuremahuliselt saab vilja eksportida ja Muuga on selleks ideaalne. Meil on väga sügav kai ja väga hea terminal, kus siis saab just nimelt suuremahuliselt, mitte väikeste laevadega, vaid suuremahuliselt seda eksportida. Nii et plaan on luua pikaajalisem transiit, aga me teame, väga suur osa sellest transiitmahust käib raudteega läbi Venemaa. Kas Kasahhid need load saavad, sõltub väga mitmetest asjaoludest, aga kõik ettevalmistused on selleks tehtud. 5. küsimus. Kuidas läheb Tallinna Sadamal võrreldes teiste Baltikumi ja Soome suuremate sadamatega? Ja me teeme kord kvartalis konkurentsianalüüsi. Oleme tihedas konkurentsis, oleme võrrelnud oma kaubamahte ja reisijaid aastaid, just kvartaalselt. Ja viimane pilt näitab seda, et oleme kaubamahus natukene parandanud oma positsiooni. Oleme 8. kohale tõusnud. Reisisadamate osas oleme teisel kohal. Helsingi sadam on esimene, meie teine ja kolmas on Stockholm.
nii et jälgime seda ja praegu võime öelda, et oleme stabiilsed või veidikene oma positsiooni parandanud. Siin on ka küsimus Soome suurematest sadamatest. Jah, me tegime natuke parema kaubakasvu kui Soome, aga teatavasti Soomes on selles kaubamahus päris palju ka importi-eksporti otse Saksamaale. Soome majandus on päris keerulises seisus, näitab paranemise märke, aga sealt on siis ka teatud mahtude kahanemised. Nii et meie kaubamahu kasv oli suurem kui Soome suuremates sadamates eelmine aasta. Järgmine küsimus. Jah, mis suurusjärku Kasahhi viljatransiidi mahud võiksid jääda ja millal tuleb otsus? Ma mainisin jah siin seda kirjeldades, et me räägime aastas mitmest miljonist, kui kõik õnnestub. Millel konkreetselt esimene maht jõuab Muuga sadamasse, on väga raske prognoosida. Nii et ma siin tõesti ei julgeks mingeid lubadusi välja anda. Mis seis on detailplaneeringute kinnitamisega Tallinnas? Seis kahe planeeringuga on see, et linnavalitsus tegi oma otsuse, saatis volikokku, nad on praegu volikogus kinnitamisel. Loodame lähivolikogude näha selle kahe planeeringu kinnitust ja nagu ma mainisin, pärast seda saame me alustada kohe tegutsemisega ehk siis hakata planeerima A-terminali rajamist, mis on meie oma väga oluline investeering ja ühel alal, mis on siis umbes 7 hektarit, kuulutada välja arenduskonkursid. Kas võiksite kommenteerida tuuleparkide veoste loogikat Paldiskist Lätti? Kas neid laevu ja veoseid pole võimalik Lätist ja Leedust vastu võtta? Jah, see on selline, ma usun, töövõit, siin vahel peab ütlema, on ka meie väga tubli Stivide ettevõtte STV, selliseid pakkumisi tehakse koos ja siin on loomulikult konkurents antud juhul Läti sadamatega meie vaates. Aga ju siis meie professionaalne Stividori teenus ja uue kai võimalused loovad lihtsalt selle konkurentsieelise. Selline laev nüüd nagu peaks tulema meie sadamasse, seda teenindada Läti sadamatest on minu teada praktiliselt võimatu. See laev on kuskil 250 meetrit pikk, ta on, võtab peale siis neid komponente niivõrd palju, eks ole, et ilmselt on siis siin jälle taaskord efektiivsus nii suur, et on mõistlik seda teha just nimelt Paldiski sadama kaudu. Kordan veel kord, tegemist on maatuulepargiga, see ei ole väga suur park, aga meie jaoks on ta märgiline ja praegu oleme planeerinud siis võtta vastu 6 laeva. Üks küsimus on veel. Kui suurt kontributsiooni aasta tuludesse, see on siis selle aasta tuludesse, võiks oodata Paldiski Lõunasadama kailt? Ja seda on ka natukene raske öelda. Ütleme ausalt, meil on siin plaan A ja plaan B. Ehk me tegeleme, A-plaan on siis, et meil on seal mitmesugust kasutust, nagu ma nimetasin, siis väiksemad tuulepargid, RoRo teenindamine, militaarteenindus. Selle maht on käibe juures seal suurusjärk miljoni ümber, aga kui me räägime suuremast meretuulepargi arendajast või komponentide tootjat, siis loomulikult see käive on oluliselt suurem. Ja loomulikult me peame ka selliseid läbirääkimisi, mis loovad sellise pikaajalisema koostöö. Samal ajal ma ütlen, et see on multifunktsionaalne kai, kus me saame siis väga erinevaid laevu ja kaupu vastu võtta.
aitäh teile küsimuste eest ja täname siis tähelepanu eest. aitäh, kohtumisteni!